Ja aitäh. Tõesti, Ann on praegu Jaapanis ja Miina minu teada on Tartus, nii et peate leppima siis minu taidlemisega. Ja liiguks siis nüüd kooliõpilaste tekstide juurest natukene kõrgemale tasandile ja vaataks siis seda, kuidas ülikoolis akadeemilise teksti kirjutamise kontekstis õppejõud arvavad, et õpilased kasutavad AI-d või miks nad arvavad, et õpilased kasutavad AI-d. Ja alustaksin võib-olla natukene kaugemalt seda juttu päris algusest, et miks üldse selline uurimus või kus see idee pärit on. Et kõigepealt meil Tartu Ülikoolis Eesti Üldkeeleteaduse Instituudis on olemas eraldi selline keskus nagu Eesti keele väljendusõpetuse keskus ja Ann siis oli selle keskuse juht mõnda aega. Ja selle keskuse ülesanne on siis koordineerida üliõpilastele eesti keele väljendusoskusega seotud kursuste õpetamist. Nagu siin kirjas ka kopeeritud ülikooli kodulehelt, siis igal õppeaastal kuskil 800-900 üliõpilast üle ülikooli tuleb õpetada akadeemilisi tekste kirjutama. Nüüd see oli siis november 2022, kui sai tehisintellekt avalikult kättesaadavaks paljudele inimestele ja kõigil tekkis selline põnevus, mis see teeb, aga samas ka suur hirm ja mingis mõttes nagu hakati niimoodi jooksma igas suunas ja katsetama, et kuidas seda tehisintellekti siis saaks mõistlikult kasutada. Ja Tartu Ülikoolis siis eelmise aasta alguses pandi kokku selline tehisintellekti töörühm, mille eesmärk on toetada eelkõige õppejõude nende õppetöö planeerimisel tehisintellekti kaasabil või et mõtestada seda siis, kuidas tehisintellekti oleks mõistlik õppetöö kontekstis kasutada. Aga samas tahame toetada ka kindlasti üliõpilasi nende õppejõudude toetamise kaudu. Ja siis ühest küljest siis see väljendusoskuse keskus ja teiselt poolt tehisintellekti töörühm erinevatel üritustel, seminaridel arutasid seda suurt küsimust, et kuuleme väga tihti, kuidas õppejõud ütlevad, et see tekst on kindlasti üliõpilasel tehisintellektiga koostatud. Ma sain nii palju üliõpilaste töid ja nendest 1/4 julgelt on tehisintellektiga koostatud ja küsimused siis tekivad, et aga mis tegema peab ja kuidas nendesse suhtuda. Ja siin on üks vestlus, mis siis jõudis ka kirjalikule kujule, et Miina, meie kolmas autor, siis ka üks õhtu parandas üliõpilaste töid ja kirjutas, et loeb neid töid ja juba 2 on täiesti kindlalt tehtud tekstirobotiga ja ühe puhul on sügav kahtlus ja siis ta leidis veel ühe. Ja me siis jõudsime sinna, et tegelikult me peaksime ikkagi uurima ja aru saama paremini, et mis need tunnused siis on, mis panevad õppejõudu kahtlustama seda, et üliõpilane on tehisintellekti kasutanud. Sest et üldiselt teadlased, tehisintellekti uurijad on olnud sellisel üksmeelsel seisukohal, et tehisintellekti kasutust ei ole võimalik objektiivselt tuvastada ühegi tehnilise rakendusega. Et ka Andres, kes siin natuke aega tagasi rääkis koos Kaspar Grubiga, kirjutasid Õpetajate Lehte siis selle arvamuse või põhjenduse sellest, miks tekstiroboti kasutust tuvastada ei saa automaatselt. Ja selle tõttu siis ka ei soovitata õppejõududel erinevaid rakendusi kasutada, et küsida siis, kas see on tehisintellekt või mitte, sest nad annavad lihtsalt väga palju valepositiivseid tulemusi ja ei ole mõtet seal midagi usaldada. Aga teisalt me teame ilmselt kõik siin ruumis, et tehisintellektiga koostatud tööd ja nende esitamine ei ole kooskõlas hea akadeemilise tavaga. Et kui üliõpilane on ikkagi täielikult koostanud oma töö tehisintellektiga, siis ilmselt ei oleks väga õiglane talle selle eest hinnet välja panna. Ja nende 2 äärmuse vahel me siis niimoodi kõlgume, et ühest küljest tuvastada ei saa, aga teisest küljest, kui tekib kahtlus, siis mis me tegema peaks. Ja siin on mõned sellised artiklite pealkirjad meediast nii välismaalt kui Eestist, et tegelikult
Palju arutatakse selle üle, et me näeme, et üliõpilased kasutavad, aga samas mis teha saab, et ühest küljest on õppejõud nagu ärevuses, aga teisalt ka üliõpilased peavad ennast kuidagi kaitsma ja kui tekib olukord, kus üliõpilased tunnevad, et neid süüdistatakse alusetult, siis võib sellest ka palju pahandust tulla. Näiteks nagu oli hiljuti ka Eestis abiturientidega, et siin on 2 juhtumit siis selle kohta, kuidas abituriendid ei saanud riigieksamilt läbi, sest neid süüdistati tehisintellekti kasutamises. Ja siin on 2 erinevat juhtumit. Ühel juhul siis lõppes see nii, et õpilane sai oma selle eksami tulemuse ikkagi kätte ja ta sai sinna lõpuaktusele minna, aga teisel juhul see vaidlus esitati nagu hiljem ja sellel aktusel jäi käimata, et lõputunnistus vist küll saadi kätte ja need süüdistused olid just alusetud, aga palju ebameeldivaid emotsioone sellest hoolimata oli tekitatud. Niisiis, me nende probleemide taustal panime Anni ja Viinaga kokku sellise mini-uurimuse idee ja tahtsime välja selgitada, mis paneb õppejõude kahtlustama tehisintellekti kasutamist teksti koostamisel. Ja oluline aspekt on nüüd siin selles uurimuses, et me tõesti keskendume eelkõige õppejõudude arvamusele. Et me ei vaata mingisuguseid objektiivseid tunnuseid, vähemalt selle uurimuse puhul, vaid me küsisimegi selles uurimuses, et miks te arvate, et siin on tehisintellektiga tegu. Aga me küsisime tõesti ka tekstinäiteid õppejõududelt ja natukene ikkagi vaatame ka neid tekste just selle eesmärgiga, et aru saada, et millised võiks siis olla need nii-öelda normaalse humanitaaria alase teksti tunnused, mida ei ole võimalik tehisintellektiga jäljendada. Ja kuna me kõik 3 oleme moel või teisel seotud väljendusõpetuse keskusega, õpetame erinevaid kirjutamisega seotud aineid, siis laiem eesmärk oleks aru saada, milliste meetoditega peaks õpetama üliõpilasi ja võib-olla kokku panna mingisuguseid õppematerjale, mis siis edaspidi võiksid ka toetada seda, kuidas peaks kirjutama ja mida võiks kirjutamisel vältida. Et nendele küsimustele vastust saada, panime kokku ühe lühiküsitluse, mis oli tõesti väga lühike. Et siin on kirjas, et küsimusi oli 9, aga nendele vastamine võttis väga vähe aega, kui keegi just ei tahtnud väga pikalt kirjutada. Ja siin enne oli küsimus eetiliste kaalutluste kohta, et me vältisime kõiki selliseid eetikaga seotud küsimusi sellega, et me ei küsinud üldse mitte midagi õppejõudude kohta, kes meile infot esitasid, me ei küsinud ka õpilaste kohta. Me ei tahtnud teada, mis aine raames see tekst oli esitatud või kes selle esitas, me lihtsalt tahtsime näiteid ilma nimedeta ja siis põhjendusi sinna juurde, et miks need on tehisintellektiga teie meelest. Nüüd esitati meile eri tüüpi näiteid ja selles ettekandes siis eelkõige keskendume eesti keelt emakeelena kõnelevate õpilaste tekstidele. Et mõned näited tulevad ka sellest, kuidas öeldi, et on eesti keel teise keelena kõneleja ja et siin on liiga hea keelekasutus või midagi sellist, aga ilmselt neid näiteid tuleks vaadata eraldi. Ja kuna meil oli põhiliselt avatud küsimustega tegu küsimustikus, siis me pidime kodeerima, neid vastuseid kasutasime Kutseampi abi ja kvalitatiivset sisu analüüsi siis. Ja natukene tulemusi, aga kohe alguses ütlen ära, et ma mingit väga suurt arvulist ülevaadet või mingit statistilisi põhjapanevaid järeldusi teha ei saa, sest meil siiamaani praeguseks on kogunenud kõigest 21 näidet. Ja lootus on, et äkki saame juurde, aga praegu on lihtsalt siis sellised loendusandmed teile mingi tausta loomiseks. Nagu ma ütlesin, siis me küsisime teksti näiteid ja nende juurde siis põhjendusi, et miks te arvate, et need tekstid on tehisintellektiga koostatud. Nüüd 14 vastajat esitasidki sellised lühemad tekstikatked meile selle vormi aknakeses, aga oli ka neid vastajaid 7 siis täpsemalt, kes esitasid pikema teksti või tervikteksti. Ja need terviktekstid olid siis 2 kuni 5 leheküljeni, et mitte väga pikad. Ja kokku neid tekste, mis olid nagu lühikeste juppidena esitatud, tuli siis 10 lehekülge ehk siis kuskil siukse
40 lehekülje ringis 1,5 rea vahega tekste praeguseks on kogunenud. Ja kuna me oleme väljendusõpetuse keskuses, siis valdavalt olid Eesti ja Üldkeeleteaduse instituudist need näited esitatud või meie instituudi õppejõududelt, aga tegelikult ka teised Tartu Ülikooli humanitaarteaduste kunstide valdkonna õppejõud osalesid meie küsitluses Filosoofia ja semiootika instituudist, Kultuuriteaduste instituudist, Maailmakeelte ja kultuuride instituudist ja Viljandi Kultuuriakadeemiast on meil näiteid. Ja enne kui ma nende kvalitatiivsete põhjenduste juurde jõuan, siis siia taustale ka see küsimus, et miks me nendest tekstidest üldse räägime või miks need relevantsed on, et kui õppejõul tekib kahtlus, et see on tehisintellektiga koostatud, kas ta siis ei või lihtsalt seda läbi kukutada ja öelda, et see on sobimatu tekst, aga tegelikult nii see tegelikult ei ole. Et kui on tehisintellekti kahtlusega töö, siis üldjuhul on kas täiesti vastuvõetav või nii ja naa, et midagi on vastuvõetavat ja midagi mitte. Et neid, kes vastasid, et ei ole kindlasti vastuvõetav, oli ainult 2 tükki. Nii et on oluline neid tunnuseid lähemalt vaadata. Ja jõuamegi siis nende põhjendusteni. Et küsimus, mis pani tehisintellekti kasutust kahtlustama? Ja kodeerisime neid pikemaid vastuseid ja leidsime siis 4 sellist laiemat kategooriat. Kõigepealt keelekasutus, siis sisulised eksimused, viitamisega seotud probleemid ja siis ülepingutatud miski. Me ei osanud seda isegi nimetada, aga praegu on ta ülepingutatud mingi positiivne omadus. Kõige rohkem erinevaid alakategooriaid oli siis keelekasutuse all, neid kohe vaatame eraldi. Ja vähem aspekte siis oli seotud sisuliste eksimuste viitamise ja selle ülepingutatud miskiga. Aga siin ka mõned näited. Et kui sisulistest eksimustest rääkida, siis millised põhjendusi toodi? Näiteks, see pidi olema omasõnaline kokkuvõte artiklist, vastuses olid faktivead, mis oli imelikud. Raske uskuda, et artiklis nii oli. Või siis, et essee teemaks oli 3 punkti, sõnum minu jaoks käesoleval hetkel ja kogu essee vältel ei esita üliõpilane ainustki väidet ega kirjeldust, mis puudutaks tema isiklikku sidet kõneks olnud nähtusega. Et tõesti nagu õppejõud, kui ta loeb seda teksti, ta saab sisust aru, et midagi ei klapi. Ja selle pinnalt siis võib tõenäoliselt kahtlustada tehisintellekti. Nüüd viitamisega seotud probleemid minu hinnangul on nagu kõige selgem või kõige kindlam nendest siin esitatud kategooriatest, mille puhul võib öelda, et tõesti need on tehisintellekti kasutusest tingitud vead, sest enne tehisintellekti tulekut tegelikult selliseid vigu üldse ei esinenud. Et esitatakse viiteid, mida ei ole olemas, fabritseeritud viiteid või siis tehisintellekt hallutsineerib ja paneb kokku erinevate autorite uurimustest mingisuguse sellise supi, et mis justkui nagu näeb peale vaadates õige välja, aga kui hakata süvenema, siis on aru saada, et seal midagi õiget ei ole. Et jah, olen ka ise näinud sellist tööd, kus on hästi palju erinevaid viiteid ja siis kui hakata neid numbreid lahti tegema, siis lihtsalt seda artiklit ei ole olemas või et see link ei avane. Aga see liiga positiivne omadus siis kolmandaks, see ülepingutamine. Et siit jah, on sellised täislausetega vastused, et see keeleline aspekt võib-olla esimese ettekande taustaks siis jah, et kui on mitmekesised pikad laused, siis teiselt poolt jälle õppejõud ütlevad, et kui on liiga pikad ja liiga keerulised laused, siis see on tõenäoliselt tehisintellekti tehtud, eks ole. Aga ka õpetav stiil või sihuke teadja positsioon või nagu sellised kirjutaja või roboti hoiakuga seotud probleemid, mis ei mõju väga loomulikult. Aga keelelisi tunnuseid ka veel natukene, et mida siis mainiti. Need on nüüd õppejõudude vastuse põhjal keelelised tunnused, mida nendest tekstidest võiks analüüsida. Me ei ole jõudnud tekste endid veel põhjalikult vaadata, aga plaanis on võtta kokku siis ka, et millised on need üldsõnalised tekstid
ja muud tekstid ja siis vaadata, mis sealt võiks välja hakata kooruma. Üldsõnalisus, ümmargune tekst, see on selline põhiline tehisintellekti süüdistuse saav tekst. Lisaks sellele tuuakse välja inglise keelele omast keelekasutust ja vormistust, näiteks suured algustähed igal pool või siis mingid sellised struktuurijooned hästi, mingid loetelud, näiteks kooloneid hästi palju, kõik selline. Siis jah, liiga hea keelekasutus, see, et tekstis pole üldse õigekirja eksimusi, et näiteks Tartu Ülikoolis õppejõudude konverentsil, kui professor Kadri Simm pidas loengut oma õpetamisest, siis ta tõi ka välja selle, et ta pole ammu näinud enam teksti, kus oleks õigekirja vigu. Ja siis imelik keel, pateetilisus, suured sõnad, sellised eksimused. Aga jah, et me tõesti ei saa väga konkreetselt ka neid tunnuseid nendes tekstides kokku panna sellega, mis õppejõud on meile vastanud, et kui on esitatud 2-3 lehekülge teksti, siis tegelikult me ei tea, millist konkreetset kohta tekstis see õppejõud mõtles, et see on natuke keeruline. Kui me ise vaatasime neid tekste, siis meil jäid veel silma mõned asjad. No näiteks üks tunnus, mida on varasemalt ka uurimustes leitud, et olulise sõna kordamine. Et siin on üks näide esseest pealkirjaga, kuidas kohtuvad individuaalne ja sotsiaalne vaatenurk tõe ja õiguse 3. ja 4. köites. Ja selle teksti pikkus, mis me saime, oli siis 639 sõna ja sõna indiviid oli seal kasutatud 9 korda, siis individuaal midagi 6 korda ja sotsiaal 15 korda. Et see oli väga lühike tekst ja need sõnad tõesti olid nagu iga 3-4 rea tagant. Ja õppejõud oli selle teksti kohta öelnud, et siin on mul raske tõestada, et AI-d on kasutatud, kuigi arvan, et on. Nii, kuna aeg on otsas, siis ma tegelikult väga pikalt enam neid näiteid ei näita, aga tõesti toodi välja, et need mõned tööd on väga selgesti eristuvad teistega võrreldes, liiga hästi eristuvad, keegi on liiga kaugele jõudnud, kellelgi on liiga hea eesti keel. Ja loomulikult need märksõnad, mis viitavad masinlikkusele, ebaloomulikkusele, emotsioonitusele. Ja võib-olla jah, et meil ei ole veel väga põhjalikke tulemusi, aga miks tundus siiski relevantne seda rääkida siin. Meil oli 21 vastust ja siis oli see kommentaari lahter, et kas soovid veel midagi lisada. Ja siis 3 kommentaari oli selle kohta, kuidas see on vajalik uuring, mis oli rõõmustav, sest tavaliselt selliseid kommentaare ei anta uurimustele, et plaanime jätkata. Et lõpetuseks lihtsalt kokkuvõtteks tulen tagasi selle tehisintellekti tuleku juurde, et 2022 ja tekkis see mulje, et robotid saavad kõike teha. Ja tõesti nüüd on olnud ka siis uudiseid selle kohta, et keelemudelid saavad ka Turingi testiga hakkama. Aga samas on juba ka vastukajasid sellele, et see ei olegi nii oluline ja et sellepärast tegelikult ei peaks väga muretsema. Nagu Gary Marcus siis selle Turingi testi läbimise kommentaariks kirjutas, fooling people for a few minutes is not the measure of intelligence and never was. Ehk siis see test tegelikult ei mõõda intelligentsust ilmtingimata. Aga et üliõpilaste puhul või ükskõik kes kirjutab siis samamoodi, et kui te kirjutate oma tekste ja tundub, et me hetkeks õppejõu võib-olla ära petan sellega, et see on minu koostatud tekst, siis tegelikult see nagu intelligentsust ei väljenda, et võiks ikkagi õppida ise kirjutama. Aitäh! Aitäh! Toome 4 minutit küsimusteks, palun. Aitäh! Inglise keele õpetajatelt tuli välja selline mõte, et koguda alguses keelenäidis. Mis te arvate, kas selline asi võiks ka sobida selleks, et klassis koguda õppija keelenäidis, et siis selle arvelt võrrelda või selle pealt võrrelda, et kas nende tunnused saaks äkki selle kaudu ka otsida, et kui õppijate vastuseid vaadata enne ja siis vaadata, kuidas need erinevad sellest AI vastustest. Ma ise ei koguks võib-olla, sest õppija keel loodetavasti ka areneb ja eriti kui ta on koolis, eriti kui ta on keeletunnis, siis iga tunniga võiks ju natukene areneda. Aga selge on see, et
õpetaja, kui ta oma õpilastega iga päev koos on, siis ta teab, millised need keelevõimed on ja tunneb õpilaste stiili. Et ma arvan, seda ei ole isegi vaja koguda. Võib-olla siis, kui oled uus õpetaja ja esimest korda selle klassi ees seisad, aga katsetamise asi, kui kellegi jaoks toimib, siis miks mitte. Seal on küsimus. Andres. Mul kohvipausi ajal sulle juriidiline küsimus ka, aga võib-olla selle sisu kohta, et kas ma saan aru, et põhimõtteliselt siis tudengitel on nagu suht lootusetu olukord, et kui sa teed halvasti ja imelikult, siis süüdistatakse, kui sa teed hästi, siis sind süüdistatakse, et liiga hästi teinud. Ja nüüd publikust tuli kohe, et kui ta areneb selle ülikoolis õppimise käigus, siis on veel ekstra halvasti, siis tuleb eriti süüdistada. Et nagu põhimõtteliselt tudengid on üsna võimatus olukorras, sest nad ei tea, mis suunal nende õppejõud siis. Põhimõtteliselt kõik on väga halb, jah. Mul on ka jäi selline mulje, et tegelikult üliõpilased on üsna hirmul, et nad ei tea tegelikult, mida nad võivad teha tehisintellektiga, nad pigem väldivad selle kasutust ja samas on õppejõud hirmul, sest nad kardavad, et kõik üliõpilased kirjutavad tehisintellektiga oma tekste ja siis on üks sihuke vastastikuse kahtlustamise olukord. Ma arvan, seda enam on oluline lihtsalt aru saada, millised on need tehisintellekti moodi tekstid ja püüda siis õppida kirjutama nii või toimetama neid tehisintellekti tekste nii, et need kõlaks natukene inimlikumalt. Et siis. Ära põhimõtteliselt. Jah. Kas on veel küsimusi? Aitäh. Mul ei ole niivõrd küsimus kui kommentaarilaadne mõtisklus, et mis ei puuduta ainult seda ettekannet, vaid ka kõiki eelmisi. Et siin räägitakse nüüd tehisintellektist, on räägitud tehisarust, sul oli tehisrobot või keelerobot, et millest me tegelikult räägime, et hiljuti oli Tallinna Ülikoolis seminar, kus ühe ettekande pidas ka Jaan Aru ja siis me pärast tema ettekannet jõudsime ühisele arusaamale, et tehisaru on kohati üsna arutu või arulage lausa, nagu tema ütles. Et intellektiga pole seal üldse midagi pistmist, et võib-olla siis kõige neutraalsem olekski nimetada neid keelerobotiks või midagi niisugust, et see suured keelemudelid on muidugi jah, see metoodika, eks, et kuidas neid on ehitatud, aga et see on ka natuke pikk ja kohmakas. Jah, vist ma olen ka arutanud kolleegidega, et kõige korrektsem olekski öelda suurtel keelemudelitel põhinevad rakendused, aga kuna seda peab väga palju kasutama, siis muutub kohmakaks. Eks neid terminoloogilisi küsimusi on. Jah, minu meelest isiklikult see tehisaru on liiga selline üldsõnaline või sihuke, ei kõla nagu termin. Ta on sihuke üldkeele sõna ja ma ise pigem tunnen, et aru ja intellekt võib-olla poleks päris samad asjad. Aga ma ei tea, mis asi see on, mis tehisintellektil on. Kas tal on, võib-olla tal on hoopis mõistus. Et jah. Jah, võib-olla sedagi. Aga aitäh. Aitäh.